Vineeri update. Meil on saanud eelmine vineer otsa ja me mõtlesime, et tooks siis uuesti vineeri maale. Ja ma siis uurisin, et palju siis tänapäeval see protsent võiks olla, et siis kui ta aasta aega tagasi oli tollimaks 7%, siis circa pool aastat tagasi saime selle kirve selga, oli 7% tollimaksu ja 62,4%, kus ma need välja kirjutasin kuhugi, 62,4% antidumpingu taksi. Siis nüüd öeldi, et enam ei ole ka see 62,4 asjakohane, vaid nüüd on juba 86,8. Ja ma küsisin siis Maksu- ja Tolliametist läbi deklarandi, et kas saaksime täna kinnituse, et kui ma kaup jõuab 2 või 3 kuu pärast siia, et palju siis see protsent on. Ja me saime sellise vastuse. Sellist kinnitust ei ole võimalik anda. EU ametnikkond töötab ja tõhustab koode igapäevaselt ja 2-3 kuu jooksul võib olukord olla hoopis teistsugune. Ja ega sellist ette teada ka ei anta eraldi välja pressiteadet, et siis hakkavad kehtima sellised ja sellised maksud. Need lihtsalt ilmuvad ühel hetkel tollisüsteemi ja deklareerida tuleb vastavalt antud hetkel kehtivatele nõuetele. Ehk siis supertöö, hea ametnik. Te olete mind edukalt puksinud välja sellest vineeri businessist. Mina ei ole ka mingi ärimees, mina olen ikkagi töömees. Olude sunnil olen olnud viimased 20 aastat ettevõtja. Ja nüüd me oleme ikkagi nagu iduettevõtja, pivot. Vineeri ei ole enam, tegeleme millegi muuga, nii kaua, kuni meil antakse tegeleda millegi muuga. Ja siis me oleme nende ametnike tõmbetuultes, sest ma ei tea, mida ta 2 kuu jooksul võib uuesti välja mõelda. Tõenäoliselt teha suuresti tööd ja panna otsa jälle mingisugune arbitraarne number 24,245%, et näidata, et ta on töötanud läbi tohutu palju materjali ja suurt datat ja õigustada seda, et ta tegelikult istus oma käte peal ja ei teinud mitte sittagi. On 3 asja, mille pärast ma ropendan, siis kui ma löön ära oma varba, natukene ka liikluses ja ametnikud ajavad mind lihtsalt ropendama ja ma loodan, et keegi ei pane seda pahaks. Nüüd, kui ma vaatan küla peal ringi, siis siin müüakse mingisugust suhteliselt mõistliku hinnaga vineeri ja mulle tundub, et see saab olla ainult mingisugune Venemaalt pärit läbi Valgevene toodud vineer. Ma olen paranoik, ma tean, aga ma kardan, et see võib olla sealt august. Ja kas see on siis parem, et sa paned selle Hiina augu kinni ja siis tarbime seda agressori vineeri? Ma ei tea, kas see on parem, ma ei usu. Puhtalt spekulatsioon. Ja küsimus ei ole ju Eesti ametnikes. Küsimus on ju sellest, kuidas sitt allamäge voolab, et see ju kõik tuleb meile Euroopast ja Brüsselist. Ma tahaks näha neid Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias neid söögikohtasid, kus on 4 kraanikaussi ja uksed, mis ei ole kitsamad kui 1200 mm. See on lihtsalt see, kui palju sinu oma ametnikkond hakkab sulle kruvi tagant peale keerama. Aju vaba. Töötame edasi ja tegeleme siis millegi muuga.